Siin selles seltskonnas on väga palju uusi tuttavaid mu jaoks ja ma usun, et sellest võrgustikust võib olla edaspidises tegevuses palju kasu, nii et inimesed, kes sellises juhtimisvaldkonnas tegutsevad, võiksid siit saada endale uusi tutvusi, inimesi, kellega nõu pidada, kellega vahetada kogemust ja kuulata, mis on nende mured, kuidas nad neid lahendavad ja kuidas mina saaksin neid mudeleid ära kasutada oma juhtimismeetodites. Ma tulin siia tegelikult väga puhtast uudishimust näha, mida põnevat te kõike teete siin ja tuleb välja, et tegemist on ääretult kihvtide inimestega ja kes annavad ühtepidi nii tugevat inspiratsiooni ja teistpidi annavad tunde kogukonda kuuluda ja jagada nii palju erinevaid kogemusi, mis viivad sind kes teab kuhu. Tegelikult see on selline vilumus ehk meisterlikkus, mitte klassiruumis tuubitud tarkus ja seetõttu on väga oluline just käia ja vahetada kogemusi teiste juhtidega, et saada teada, kuidas nemad mingis olukorras on reageerinud, mis on töötanud, mis ei ole töötanud. See on 4. kord ja ütlen ausalt, kordagi ei ole pidanud pettuma. Tänane päev oli hästi tore ja inforikas, sellepärast et juhtidena on väga-väga oluline aeg-ajalt omavahel kokku saada, et siis arutada rõõme, muresid, üksteisega jagades tulevad lahendused sealt, kus võib-olla ei oska arvatagi. Juhid on need inimesed, kes kõigepealt peavad siis tegelema iseendaga, et olla tasakaalus, heas olemises, sest siis nad viivad seda kõike ka oma organisatsiooni. Selliseid sündmuseid juhtidel on kindlasti vaja teha, sest kui me tuleme kõik kokku, siis see loob meil ühtsuse tunnet, meil tekib uusi ideid, me saame omavahel suhelda ja see on oma kogukond. Ja muidugi, mis väga meeldis, oli Ivar Raavi läbi viidud töötuba ja töötoa nimi oli süsteemne sekkumine. Ehk siis kuidas süsteemse sekkumisena tegelikult tuua nähtavale ettevõtte sisesed probleemid ja siis neid ka lahendada. See kogu see keskkond ja kuidas Margit ja tema meeskond on ehitanud selle õhustiku siia, see oli täiesti imeline ja kõige esimene asi, mis oli tõeline vau-elamus, oli välisuksest sisse tulles, kui kohe ukse peal oli inimene, kes tervitas ennast nimeliselt ja ütles, et mina olen see ja kui sa tulid sellele ürituse, siis mine siit edasi, ehk et see soojus oli kuidagi esimesest hetkest peale, nii et kuni viimase hetkeni.